No nii, tere tulemast järgmisesse soolo episoodi. Mina olen Kris, ma tervitan sind siia alanud episoodi. Olen üksinda, kodus, täitsa üksi kodus, aga see ei ole kõige tähtsam uudis. Kõige tähtsam uudis, ma tavaliselt ei räägi sellest eriti, aga eriti viimastel aastatel, aga mul tekkis siin paar päeva tagasi tunne, et teeks sellel aastal teistmoodi. Ja tänane episood on eriti eriline. Ma vaatan koerad ja oksendas just. Tänane episood on eriti eriline sellepärast, et minul on täna sünnipäev. Palju enne mulle, palju enne sulle, kellel on sama päeva sünnipäev. Minul on täna sünnipäev. Ma sain täna 35 aastaseks, kujutad see ette. Ma sain täna 35 aastaseks ja ütleks, et peaaegu 8,5 aastat tagasi. Jah. Alustasin ma seda podcasti teekonda, mida sina praegu siin vaatad. Ja kui sa oled üks nendest nii-öelda OG ehk siis original gangster või siis see algne jälgija esimesest episoodidest või algusaastatest ja siiamaani vaatad ja kuuled vahepeal pisteliselt või siis siiani väga usinalt, siis ma täiega südamest hindan sind ja olen sulle nagu sitaks tänulik, aitäh sulle. Eelmine soolo episood oli numbriga 372. Vaatasin järgi ja see oli 4 kuud tagasi. Täpselt ei tea, aga 4 kuud näitab mulle SoundCloud. Ja seal me rääkisime sageduse tõstmisest ja kuidas enda unistuste elu luua. Nüüd tegime küsimus sinul, mind vaadates võib olla. Kris, kuule, kas sina oled oma unistuste elu võib-olla olnud? Nii ja naa on vastus. Ma elan viimased juba varsti 4 aastat majas, Mähel, Pirita rajoonis. Rajoon Pirita Viimsi, millest ma olen unistanud terve elu, tahaks siin pool elada. See on Tallinna ilusaim, Pirita tee on Tallinna ilusaima vaatega tee, mereäärne sõit ja Pirita rand on minu meelest Tallinna ilusam, isegi Eesti ilusam rand. Ja sa võid siin vastu vaielda, sinu arvamus on okei ja mina ei hakka siin sellele vastu vaidlema, et igal ühel oma. Aga ja mul on nimeline perekond ja ma tegelikult ju viimased ka 4 aastat äkki ongi niimoodi vist jah, umbes varsti saab juba. Elatun ju podcastist. Ma ju fucking tegin ära selle. Selles mõttes, et patsutame endale õla ja teeme väikse aplausi ka, et ma ju tegin ära selle. Ja see on ju kõige suurim saavutus. Meile vaatasime sotsiaalmeedia postitust või viskas ette mul ühe postituse välismaa ühelt mingisugused inimeselt, ingliskeelne. Ja seal tõi sama asja välja, et fakt juba sellest, kui sa suudad enda väike ettevõttega või väike ettevõtjana tulla sellisel viisil toime, et sul on toidulaud olemas, arve makstud ja raha kontole laekub regulaarselt, siis sa oled elus juba jõudnud kaugemale kui suuremas inimesi. Ja mitte üldse halvustavalt, aga ma olen ise enda aja peremees. Ma teen, mida ma tahan, ma olen kodus, kui ma tahan, ma lähen lapsega randa, kui ma tahan, ma saan kõik asju teha, kui ma soovin. Jah, rahaliste piirangute tõttu või finantside puuduse tõttu teatud perioodidel, kus seda on vähem, siis võib-olla kõike teha ei saa. Ma ei saa minna täna endale osta unistuste autot Audi RS6 või ma ei saa minna ostma endale Lamborghinit või Porsche, mis iganes see, ma ei saa minna reisile võib-olla, kui ma tegelikult tahaksin. See on nagu teine pool. Me räägime sellest, et ma elan ise endale. Ma olen ise enda aja boss ja suudan enda pere ülal pidada ka. Nii et see on kihvt koht, kuhu tegelikult jõudnud olen. See mõttes ma olen väga tänulik endale, eelkõige endale, aga ka sulle, kes sa mind seal vaatad ja toetad nende like-klikkide ja hype-nupukeste vajutamistega ja share'imiste kommentaaridega ja isegi kui need on hate-kommentaarid või need negatiivsed kommentaarid, mida viimase ajal tuleb üha rohkem ja rohkem ja see on paratamatu, kuna kanalid kohe kasvavad, siis me jõuame uute numbriteni, uute inimesteni, kes ei ole selle podcastiga seotud või podcasti nagu huvilised ja vaatavad mind või minu külalisi viltu või neid vestlusi, mida maha peame, vaatavad viltu, siis see on okei. Kuigi mulle väga ei meeldi, aga ja vahel ma vastan päris teravalt mõnele vastu ka. See on selline õigluse seadmise koht ja teistpidi mõttetu võitlus, aga tead vahel lihtsalt emotsioon saab võimust, kui nad kirjutavad sinna väga inetud asju. Ja siis ma tahaks nagu vastata samaga, aga tead nendele inimestele samaga vastamine, see ei lahenda. Ja nüüd ma hakkan inimesi blokkima, ära kustutama ja ära blokkima, sest mul ei ole vaja sugust paska. Igal juhul tere tulemast. Ja nagu ma ütlesin, nii ja naa, elan unistuste elu, nii ja naa, et on asju, mis ei ole veel täide läinud. Ja asjad, mis on väga pikalt olnud mitte soovitud versioonis, aga nii on, that's life, ma arvan. Igal juhul mina rüüpan siin sünnipäevaks endale täna kookosvett, see ei ole reklaam, nad ei ole mu sponsor, väga tahaks, et oleks, aga see ei ole Eesti ettevõtte, nad on maaletoojad, Selvertis leitav kookosvesi ilma lihtsalt aineteta, ainuke asi, mis siin sees on siis toorkakao, mis siis annab sellele
kookosjoogile nagu siukse šokolaasi kakao maitse ja tõesti nagu külm kakao. Mega, nagu mega maitseb, mine proovi, selle päris müüakse. Aga tuleme tänase episoodi juurde. Sain täna 35, et lahe mõelda selle peale, jah, nagu ütlesin enne ka, et laps ei olnud veel sündinud, siis naine oli rase kuskil 5-6 kuud. Ja laps on olnud nagu osa selle podcastiga paralleelselt kaasas käinud kogu aeg. Et lahe näha, nüüd kus ta on suurem, siin läheb teise klassi, eks ole, ja näeb mind kõrvalt, kui ma inimestega salvestan või mingi videokõnesid teen või müüki teen või inimestega suhtlen ja ajan äri, eks ole, käib muga vahepeal kohtumistel kaasas. Siis ta näeb seda kõike poolt, seda päris elu, kuidas väike ettevõtja või tegus inimene oma elu elab ja mine tea, ma teen pool nalja alati siin, aga mine tea, võib-olla mingi hetk tuleb episood, kus laps istub mul kõrval, kaassaatejuhina või külalisena. Ja võib-olla on siuke väike pere reliikvia, et laps võtab selle mingi hetk üle ja loob enda asjasid. Mis tegelikult on juba samm tehtud. Talle meeldib mängida mänguasjadega. Ja siis me oleme nüüd 2 videot juba ära salvestanud, ta teeb neid inglise keeles. Ja me oleme loomas tal enda kanalit, kus ta siis mängib, etendab nukukeste või mingite tegelaste või asjadega siis mingeid dialooge ja stsenaariumeid ja teda on tohutult inspireerinud see, mida ta näeb siis YouTube'ist, kuidas teed teevad seda. Et päris lahe, ikkagi samad teed läheb, et issi ees ja tütar järgi nii-öelda. Aga tuleme selle juurde, et tänane episood on oluline. Ma räägin mõnest taipamisest, mõnest huvitavamast hetkest sellest suvest. Suvi on varsti läbi, ja täna 12. august, kui mina seda salvestan ja sina seda kuulad. Samal päeval läks ta ka välja ja võib-olla on ka mingi hilisem kuupäev, kui seda kuulad järgi, eks ole. Aga et ma sain täna 35 ja mul on viimasel ajal küsitud päris palju. Tegelikult seda on üldse 8 aasta jooksul väga palju sisse tulnud, aga viimasel ajal just on väga palju tulnud seda ja ma olen väga tänulik, et inimesed seda küsivad ja teha tahavad seda, sest ma tõesti hindan seda. Mina ise toetan ka enda teatud inimesi, keda ma jälgin, just välismaa kontosid ja kes teevad laive ja toetan neid kas läbi nende toodete ostmise või andes neile lihtsalt raha laive ajal. Et mulle meeldib see, mida ta teeb, mis väärtus ta loob, kes ta inimesena on ja ma tahan talle toetada. Ja minult on küsitud nii palju viimasel ajal, et Kris, kuidas sind toetada saab? Et ma tahaks sind täiega toetada, seda mida sa teed, et see on nii palju mulle korda läinud, see on tasuta informatsioon teile, teie ei maksa mitte midagi sellest, et see sisu teieni jõuaks. Ja et nii väga nagu tahaksin sulle vastu anda, midagi tagasi anda. Siis ma panin kirja asjad, mismoodi sa saab mind toetada. Üks neist on see, et sa vaatad neid videosid ja podcast'e, kuulad ja siis sa kommenteerid, paned like, paned südameid, jagad. Paned neid, vajutad sinna hype nuppu YouTube'is, Facebookis vist midagi taolist ei olegi. Jaga sõnumit, et sul meeldis see episood, tagi mind story'des, isegi kui ma ei vasta mõnikord või ei reshare'i seda story't edasi, siis teab, ma ikkagi näen alati neid. Ma ikkagi käin vaatamas vahepeal. Ma olen väga mitteaktiivne see mõttes sotsiaalmeedias, aga Facebookis rohkem ja LinkedInis rohkem kui näiteks Instagramis ja TikTokis. Ja ma käin vaatamas ikkagi. Nii et see on üks viis, kuidas mind siis tänada selle eest, et ma teen seda, mida ma teen. Toeta, aita levitada sõnumit, et see leviks. Me kasvame päris jõuliselt praegu. Eelmisel aastal me jõudsime natukene üle 200 000 vaatamise ja kuulamise podcastidega, täispika formaadil siin YouTube'i platvormil. Ja täna on augustikuu ja me oleme selle ületanud juba 100 000 vähemalt. Ma ei ole nüüd statistikat vaadanud, aga vähemalt 100 000 oleme selle juba ületanud ja mul on 4 kuud minna. Ja ma arvan, me teeme sellel aastal 100% kasvu, mis oli minu soov, et sinna jõuda. Samamoodi meil täitub sellel aastal, täitus 9000 just Facebookis, aga ma olen kindel, et täitub siin enne aasta lõppu 10 000 Kris Kala podcasti jälgijad. Ja ma tegelikult tahaksin jõuda ka YouTube'iga aasta lõpuks 10 000 subscriberini. Ka see on võimalik, meil on kohe 6000 täis, nii me liigume, numbrid kasvavad ja seda on tore näha. Midagi teeme õigesti, jäädavalt. Siis teine viis, kuidas mind toetada, on läbi kommentaaride, nagu ma ütlesin. Ja kolmas viis. Pane just YouTube'i nuppu subscribe. See ei maksa mitte midagi sulle. Pane subscribe, pane selle kellukesele ka veel sinna klikk peale. Siis on see, et sul tulevad notificationid, kui tuleb uus episood ülesse. See lihtsalt aitab mind. Ja siis 4. viis.
ja see on see, millele ma tähelepanu nüüd juhin, et mida inimesed on tahtnud saada tegelikult ka minu sellest, selle küsimuse peale, Kris, kuidas ma sind toetada saan? Ma tahan teha seda. Siis mõni väga konkreetselt ise välja pakkunud selle, aga osad on siis läbi minu selle nii-öelda läbi vestluse käigus siis jõudnud ka sinna kohta, et okei, ma tegelikult tahaks teha seda. On võimalik toetada läbi raha, kui sa seda soovid. Ja ma lihtsalt iskan selle õhku siist, et seda tõesti on tehtud läbi aegade. Viimasel tehakse seda tihedamini, mis on mulle suur üllatus, aga kui sul tõesti on see soov ja tahad toetada, siis iga saate juurde saab panna kommentaari ja kommentaariga saab saata tegelikult ka raha. See nimetatakse super chatiks ehk siis super vestlus. Kuidas ta sul see avaneb, seda ma täpselt ei tea, kuskil see variant ja võimalus on tegelikult olemas. See on üks viis. Teine viis on teha ülekanne. Ja ma olen siin saadetes rääkinud ka, mul on päris palju olukordi, kus inimesed kirjutavad mulle, kuule Kris, et anna ta kontonumber, et ma panen sulle sinna ülekande mingi summa, et ma tahan sind toetada. Ja pannakse ikka ülekanne ja panga ülekande kirjelduseks on siis toetus või mis iganes, et või lihtsalt ülekanne. Et see on see viis ja ma tahan sellele rõhuda tähelepanu, et ma mõtlesin, et kuna seda nii palju küsitud, siis ma ühendan enda sünnipäevaga. Ja kui sa tahad mulle teha sünnipäevakinki, ja see ei ole kohustus, ma veel kord ütlen, see ei ole kohustus. Lihtsalt pakun seda võimalust, kuna nii palju teie seast on küsinud, seda võimalust kasutanud, siis äkki mõni veel mõelnud seda, aga pole suutnud seda välja mõelda või pole tahtnud küsida või mis iganes veel, siis ma viskan sellist õhku. Et tule toeta podcasti ja kui sul see soov on. Ja kuidas seda teha, mõtlesin ka selle, et see ei oleks niisama selline, et tule anna mulle raha. Et ma tahan, et kas sina midagi vastu saaksid, peale selle, et sa siin kuulab praegu mind. Ma tahan, et saaksid midagi ka vastu. Ja ma olen pannud kokku siis kingitused nendele toetajatele. Ja ma olen loonud siis siuke hooandja stiilis 6 erinevat kategooriat ja ma alustan algusest. Esimene toetussumma, mis sa saad teha, on 10 eurot. See on siis podcasti toetaja tiitel ja see annab sulle sellise asja, et ma panen sinu nime suurelt ekraanile järgmise 8 podcasti sisse. Podcasti alguses ma viskan ette kõikide toetajate nimed, kes on seda 10 eurot ja teisi summasid ka rohkemgi, suuremad summasid siis andnud, kõik toetajad vahepoole, mis summa saavad siis toetaja nimekirja ja 8 episoodi siis on sinu nimi kenasti seal täisnimega või siis kasutajanimega, ilmselt paneksin täisnimega, kui sa ei taha, siis tuleb mul eraldi kirjutada, aga toon see toetajana välja. Ma tahan tunnustada ka sind, et näidata inimestele, et on inimesi, kes hoolivad ja kes tahavad tegelikult teisi aidata. Sest kohati tundub, et maailmas on liiga palju halba ja liiga palju kurjust ja liiga palju kadedust ja kõike muud, siis tegelikult headus eksisteerib, ma tean seda. Järgmine summa on 25 eurot, kui soovid, on siis eelmine, et tänu avaldus sulle ja siis sa saad ka endale podcasti, ausad mehed podcasti logoga riideskoti. Ma ei tea, millist värvi ja millist sõnumit, see tuleb mul suvaliselt kotist, ma olen ära sorteerinud nad põhimõtteliselt nagu erinevad üksteise otsa, need ei kuhjanud kogu aeg, et ei kattuks, nii et sa ei tea, millise sa saad kahjuks, aga see on see random loto nii-öelda, aga 25 euro eest saad siis toetuse nime enda podcastidesse ja saad riideskoti, mille ma panen sulle Smartpostiga teele. Ja see on piiratud koguses, ainult 40 inimest saavad seda võtta. Järgmine 50 eurot. Kõik eelnev, ehk siis tänu ja kott, aga nüüd ma annan sulle ka raamatu kaasa. Ja see raamat on ka jälle täiesti seinast seina. Mul on üleval korrusel riiul, kus on hunnik raamatuid, mida ma olen aasta jooksul kas ise kokku ostnud või mul on kingitud. Ja osad neist on, mida ma ei loe ja ei taha enam täna. Ma annan ära selle. Ja osad raamatud on mulle kingitud külaliste poolt. Ma ei ole kuskilt saanud topelt, mida ma endale olen hoidnud ja siis nüüd on üle, mida ma tahaks ära anda. Osad on pühendustega. Ja seal on nii Eesti autorid kui ka välismaa autorid. See on nii loomulikult podcasti külalisi kui ka mitte podcasti külalisi. Nii et ka sealt ma võtan suvalise raamatu. Need enamus on seotud enesearengu, spirituaalsuse või äri või sellise ettevõtluse või kasvuga, inimese kasvamisega. Ja neid on mul väga piiratud koguses 20 raamatut, mis tähendab seda, et 20 inimest saavad endale siis 50 euro eest sellise koti, kus on raamat, kott ja tänuavaldus. Siis järgmine hüpe on 150 eurot, kui tahad toetada, on lõuna koos minuga. See on piiratud 10 kogus 10 inimest, aga kui sa oled näiteks partneriga, oletame, et sa oled paarikene, kes meid vaatab ja tahab minuga tuttavaks saada, siis see 150 eurot on paari peale, et see jääb kehtima. Ja ma võtan teid kaasa, võtan ka elukaaslase kaasa, võib-olla ka lapse ja lähme sööme, teen sulle välja. Nii-öelda siis
veedame aega koos, räägime juttu, saame tuttavaks, et seda on 10 inimesele. Järgmine hüpe on 200 eurot, see on nüüd inimesele, kes päriselt tahab siis teha seda, mida mina teen ja võib-olla õppida natukene ja kuulata mind ja koos arutada, kuidas mina saan talle kasulik olla. Kuna ma olen turunduses müügis olnud oma elu, terve oma elu põhimõtteliselt, edukam, vähem edukam, sõltub kus vaadata, siis ma pakun 200 eurose toetuse eest saad kingituseks personaalse 1-1 konsultatsiooni, mida on samuti piiratud koguses ehk ainult 10 inimest saavad seda. Ja see ajalist piirangut ei ole, me räägime müügist, turundusest, võime rääkida podcasti kasvatamisest, podcasti käivitamisest, räägime YouTube'ist, räägime AI tööriistadest, räägime sisuloomest, räägime isikliku brändi ehitamisest ja millest iganes veel. Et ma mõtlen kaasa, olen sinu tugi, üritan võtta seda sessiooni sellisena, et see asi, millest sa mul räägid, siis on minu ettevõtte või minu bränd ja püüan panna kogu enda auru sinna sisse, et siis anda sulle mõtteid, millega edasi minna. Ma usun, et see on väärtuslik sulle. Ja viimane, kõige eksklusiivsem pakett, mida ma pakun inimestele, ja see on väga piiratud koguses, ainult 5 inimest saavad seda teha, kui see soov olemas on see, et summaks on 500 eurot toetus, kui tahad seda päriselt teha. Tuleb mulle podcasti kaassaatejuhiks. Et see on minu võimalus pakkuda sulle seda. Et näed, kuidas me ette valmistume episoodiks, näed, kuidas me teeme küsimused läbi, näed neid kõnesid külalisega, istud salvestuse kõrval minu kõrval, oled kaassaatejuht, küsid küsimusi, suunad saadet, liigud ise saates edasi ja saad päriselt osa siis kogu sellest salvestusprotsessist ja kui soovid, näitan sulle, kuidas seda, mis toimub pärast saate salvestus ka, ehk siis mis juhtub selle saate salvestuse järgse ja saate avalikustamise eelse perioodi vahel. Nii et see on selline võimalus ja seda saab ainult 5 inimest. Ja kõik 500 eurose maksvad, siis loomulikult saavad kõik eelmised ka, et iga uus level saab eelmise asja kaasa. No võt, nii et kui tahad teha seda, siis all kirjelduses, siin samas YouTube'i kirjelduses on minu pangakonto number, pane sinna kirja toetus, pane summa, selle järgi ma saan aru, kellega on tegemist, ma loon endale Exceli tabeli ja ma lasen selle asjal jookstuda ilmselt terve augustikuu ja siis need ülejäänud kuupäevad, mitte ülejäänud kuupäevad, et need, mis on piiratud kogusega, need siis lähevad kinni siin kohe, kui kohad täituvad. Ja ma panen oma e-mailiga sinna, kui sa tahad midagi mulle juurde kirjutada, siis saad juurde kirjutada mulle. Võt. Aga tuleme siis saate juurde. Et ma rääkisin sellest võimalusest, et maksad 200 eurot nii-öelda toetad podcasti siis mind kui toetajat või mind kui tegijat 200 euroga ja ma tulen istun sinuga maha ja räägin sinuga siis sinu ettevõttest. Täna üha rohkem tegelen igapäevaselt sellega, et ma tegelen siis ettevõtetega ja ettevõtjatega ja persoonibrändidega, kes tahavad alustada nende podcasti teekonda. Ja mul alles hiljuti lõppesid, tegelikult ei ole lõppenud, aga lõppemas on koostöö Urmas Sarapuuga, kelle podcasti ehitasime ja Osteopaatia Akadeemiaga, kelle me ehitasime ka nende podcasti. Mõlemad jõudsid umbes 4 kuuga siuke 1500 YouTube'i subscriberini ja mis on toonud neile siis uusi kliente, uusi huvilisi, iseennast on saanud arendada läbi selle, mina olen saanud kasvada ja me oleme saanud luua nagu sideme, et nende inimestega suhtlema tänaseni. Ja ma alles hiljuti tegin LinkedIni keskkonda, LinkedIn on nagu äri Facebook või selline ettevõtjatele mõeldud Facebook, täitsa teistsugune koorekiht koos. Ja ma tegin sinna postituse, et ma usun siiralt, et iga LinkedIni profiil peaks olema YouTube'i kanaliga. Mis tähendab seda, et iga inimene, kes on LinkedInis kasutanud loonud, minu arvates peaks omama ka YouTube'i kanalit. Ja inimesed ajavad sassi selle asja sellega, et issand, YouTube on ju podcast, ma ei taha teha podcasti. YouTube'i pea olema ainult podcast. Vaadake, me kasutame sotsiaalmeedias eri platvorme. Facebooki, YouTube'i, TikToki, Instagrami, ma ei tea, Twitter, eks ole, täna on X, võib-olla midagi veel. Kodulehte teeme, blogi teeme, uudiskirja teeme ja nii edasi. Aga miks me YouTube'i kasuta? See on täpselt samamoodi sotsiaalmeedia platvorm ja see on isegi veel võimsam ja alahinnatum minu arvamusel. Alahinnatum sotsiaalmeedia platvorm, kui kõik teised, mida ma eelnevalt nimetasin. Ma täna ise näen seda, kuidas YouTube on minu jaoks loonud seda, mida muud platvormid teha ei suutnud. YouTube reaalselt maksab täna mulle. Lisaks sellele, et mulle maksavad külalised saatesse tulemise eest, maksab mulle YouTube reklaamiraha. Tänu sellele, et teie neid saateid vaatate. See viib järgmise küsimuse juurde, mõnikord kirjutatakse mulle sina ka, issand, nii palju reklaame on ühe podcasti kohta, ma ei jõua ära vaadata. Mina ei vali seda, kui palju reklaame tuleb ühe podcasti jooksul ja millised need reklaamid on. See on kõik YouTube'i töö läbi sinu enda otsingumootori märksõnade, see, mida sina jälgid. Ja kui sa ei taha neid reklaame saada, siis osta YouTube Premium, täpselt nii ongi. Või ära vingu. Et mina ei hakka selle pärast ju enda raha kinni keerama.
mida ma saan selle eest, et ma loon sisu. Et sinul oleks toredam vaadata ilma reklaamipausideta. Väga lihtne lahendus. Et mulle kohati ei jõua kohale, kui inimesed suudavad kirjutada asju sinna. Et Kris, pane reklaamid kinni. Ainult enda peale mõtlete. Et mina ise ostsin endale ka ammu juba, kui ma mitu aastat tagasi YouTube Premium konto tervele perele, et ma ei peaks neid reklaame vahtima, sest ma ei viitsi. See on su valik, on ju. Nii et ma olen täna nagu selles kohas, kui ma tunnen, et inimesed alahindavad YouTube'i kui platvormi ja võimalust, millega nagu raha luua. Ja ma tungivalt sunnin siin mõne mõttes utsitan katsetama ja andma võimaluse sellele, et mine proovi filmida ennast. Kui sa oled mingis valdkonnas spetsialist või sa teed midagi, mis läheb inimestele korda või sa tahad lihtsalt jagada midagi. See ei pea olema üldse mingi deep stuff, mida võib-olla teen mina siin või mingi õpetliks, võib olla ka vabalt laps mängimine. Pane enda laps mängima, filmi seda. No, sa saad filmida niimoodi, et last näha ka ei ole. Mina filmin enda last samamoodi, kui last ei ole näha, aga ta käed on näha. Et loo võimalus, kasuta võimalust, vaata, mis juhtub. Sellepärast, et YouTube on täna platvorm, mis on life-changing money, kui minna kanaliga väga suureks. Ja ma tean, et Eestis on väga palju YouTubereid, kes on minust palju suurema jälgijaskonnaga, kes elatuvad YouTube'ist ja nendega kaasnevatest brändidiilidest. Nii et see on väga võimalik. Anna võimalus, kui sa varem ei ole sellele mõelnud, anna täna. Tugev tuul. Anna täna võimalus YouTube'i platvormile. Siis ma olen viimasel hakanud katsetama päris palju, tähendab, mitte katsetama, ma kuulan väga palju muusikat. Mulle meeldib terve elu on muusika peal hästi siukse, ma olen hästi nagu mitte tugeva, ma ei saa öelda anne, aga mul on mingi muusikaga mingi tugev suhe ja side selline, ma naudin muusikat, mitte kõiki žanre muidu loomulikult, aga ma kuulen nagu hästi mingeid, näiteks kui ma panen laulu käima, ma suudan kuulata meloodiat, biiti, ma taban mingeid väiksemaid mingeid instrumente, helisid ja vokaale, mida võib-olla tabakuulaja üldse tähele pane. Ja siis ma kuulen lüürikat üli hästi, näiteks sõnu, ma kuulen ja panen tähele hästi ja saan aru ka nende nagu sõnade taga olevatest sõnumitest. Ja mina kuulan selliseid artiste nagu näiteks Jessie Reyes, A$AP Rocky, Six Lack, Joyner Lucas, Ariana Grande, Jaima ja on veel mõned, mis mulle väga meeldivad. Suur osa on ta hip-hop ja selline rap-muusika, aga seal on ka kõike muud ka. Ja siis ma leidsin veel ühe viisi. Ja veel ühe laulu, mis mulle väga meeldib. Ja ma panen selle sulle siia mängima. Tähendab, ma alguses mõtlesin, ma panen sulle siia mängima selle, aga kuna kui ma panen praegu selle siia mängima, siis võib-olla see video saab siin copyrighti probleemi ja selle videoga ma siis reklaamiraha ei teeni. Ikkagi loodan, et mingid eurod siit ikkagi tulevad. Seega ma siia ta mängima ikkagi ei pane. Aga ma panen sulle lingi siia paremas üles nurka ja kirjeldusse ka. Klikka sinna ole ja mine kuule korra seda laulu. Ma annan sulle vihje, et ma ise tegin selle laulu. See on mu esimene laul. Mine anna võimalus, kuule. Ja pane see siin pausile. Ja siis tule tagasi. Ja kuule seda laulu, nagu laulu sõnu. Sõnad on ka sul olemas seal. Kirjelduses on Google Drive'i link, kus siis saad võtta sõnad ja saad kuulata ja lugeda kaasa sõnu. Need on inglise keeles, aga ma usun, see laul meeldib sulle, kui sa tuled hetkesse ja kuulad, paned silmad kinni ja see laul on minust, minu elust. Nii mine kuula ja tule tagasi ja jaga mulle, mis sa arvasid. Ma loodan, sa tegid seda. Igal juhul ei jätkame siin, sest meil ju muusikat hetkel siin pole. Aga jaga mulle kommentaarid, mis sa arvad sellest. Tegin selle laulu, kujuta ette, ma olen valmis. Tegin selle laulu AI-ga. Vähem kui 2 minutiga. Ja täna ma olen hakanud kompama seda muusika, ma olen veel rohkem, kus neid laule saab luua ja ma otsustasin, ma hakkan siis välja panema enda loomingut läbi muusika. Olgu selleks siis sõnadega muusika või sõnadeta muusika, ei ole vahet, aga ma otsustasin, ma hakkan panema välja loomingut teistsuguse viisil, sest ma tunnen, ma olen hästi loominguline inimene ja see podcast hakkab ennast natukene vaikselt ammendama selle koha pealt, et see ei ole enam nii põnev, mis on nagu loomulik, sellepärast ma olen seda nii pikalt ja kaua nagu teinud. Aga lihtsalt ma tunnen, et see AI muusika praegu loob mulle võimaluse ennast väljendada. Nii et päris kihvt asi. Ja kui sa tahad seda katsetada, siis Suno on see platvorm, kuhu tuleks minna.
väga soovitan katsetada, see on hästi intuitiivselt, hästi mõnus platvorm, hästi lihtne. Ka tasuta versioonis on päris palju erinevaid asju saadaval, aga tasuline versioon on vist 9 eurot kuus, mis ei ole väga tappev. Et see annab sulle tohutu palju veel rohkem võimalusi. Hästi huvitav ja ta saab ka eesti keeles teha, et on ka eesti keeles väga palju võimalik seal teha. Ja see viib mind üldse nagu mõttega sinna selle saate järgmise teema, milleks on AI. Et ma siin mingi päev vaatasin, statistika ütleb, et umbes 84% inimestest maailmas ei ole isegi ChatGPT-d lahti teinud. Kas sa kujutad ette? 84% inimestest ei ole avanud oma arvutis ega telefonis mitte ühtegi korda ChatGPT vestlust. Rääkimata kõigest muust, mida täna tegelikult teha saab. Mida ma tahan sellega öelda? Sa ei ole maha jäänud. Sulle võib jääda mulje, kui sa oled üks nendest inimestest, kes vaatab AI maailma nagu arengut ja kasvu siin taustal, eks ole, ja ise võib-olla krutib ja nokib ka samamoodi näpib, nagu mina teen seda huvi korras. Rohkem kui võib-olla keskmine inimene. Ma ei ole kindlasti mingi fanatt ega mingi spetsialist, aga ma olen kindlasti rohkem näppinud kui keskmine inimene. Siis sa märkad seda, võib tekkida tunne, et issand, kõik teevad juba kõiki asju AI-ga ja ma olen hiljaks jäänud kõigega juba, seda kõike on liiga palju. Ei ole. 84% inimestest ei ole väidetavalt mitte ühtegi sammu teinud AI tööriistade katsetamise ja kasutamise suunas. Nagu. Ja nendest 16% seal on väga väike protsent inimesi, kes on need fanatid, kes kasutavad AI-d igapäevaselt, nagu näiteks teen ka mina. Ja on leidnud ka viisi, kuidas AI-ga raha luua, millest ma sulle kohe ka hakkan rääkima, kuidas AI-ga raha luua. Ja see ei ole sponsorvideo ega mingi scam, vaid ma olen neid ise katsetanud. Ja ma jätkan nende katsetamist ka, sest see pakub mulle huvi. AI on täna jõudnud kohta, kus me saame, võib öelda, et alles hiljuti artikkel, et AI on jõudnud kohta, kus ta mõtleb ja areneb ise. Tal ei ole enam enda edasi arenemiseks inimest vaja. Ja siin kuskil tulid alles artiklid, et AI pürgis või surus ennast läbi mingist kaitsebarjäärist ja läks kuskile mingid teistesse võrkudesse ja lehtedele ja varastas mingit tarkvara ja mingid asju, eks ole, mingi parool ja tegi seal mingid asju. Ehk siis AI on kasvamas päris jõuliselt ja me ei pääse sellest. See mõttes, see maailm on muutuv, see maailm tuleb kohaneda. Küll aga ma lükkan ümber selle müüdi, mida paljud ütlevad ka, et AI võtab töö ära. AI võta tööd ära. Mõne mõttes jah, okei. Mõnes mõttes ta võtab töö ära. Aga tegelikult, kuidas mina seda asja näen, on see, et AI võtab mitte tööd ära, vaid töö võtab ära inimene sinult, kes kasutab AI-d, kui sina seda ei kasuta. Miks? Seepärast, et see teeb töövoolu ehk workflow ja protsessi nii palju kiiremaks ja lihtsamaks, et sul ei ole mõtet enam lihtsalt ise panustada manuaalselt nii palju tööd sisse, kui sul on võimalik teha need asju lihtsustatuna läbi AI tööriistade, võimaluste, vahendite. Toon see näite. Kui mina salvestan saate ära, näiteks kas või selle, ma salvestan selle saate ära, mis ma siis teen? Ma tõmban selle video endale arvutisse ja siis mida ma tavapäraselt tegin? Ma monteerisin ta kokku, laadisin ülesse YouTube'i ja hakkasin teda läbi kuulama ja kirja panema kõike seda, mida on vaja sul selleks, et sellest episoodist maksimaalne võtta. Pealkiri, timeline ehk siis mis ajahetkel, mis teemadel räägitakse, siis head mõtted saatest, mahatrükk täielik, riilside lõikamised, riilsi kohtade märkimised, pikast formaadist lühemate formaatide, ehk siis kui ma tegin neid ühes videost, tegin vahepeal 3 lühemat podcasti versiooni, siis nende kohtade alguse lõpu märkimine, ekraanile ilmuvate nende 5 nii-öelda call to action'i või sind klikkama kutsuvate nupukeste välja otsimine ja ära märkimine ja nii edasi, mis iganes seal on. Seda kõike pidin tegema niimoodi, panin käima, tuli hea mõte, panin pausile, kirjutasin üles, vahetasin endal läpakale screen'i, panin käima, kuulasin, panin pausile, kirjutasin, tulin tagasi ja nii edasi, see võttis mul sitaks aega. Nagu lihtsalt sitaks võttis aega, sellepärast, et ei olnud väga head tööriistadena, mis suudaks seda minu eest ära teha. Transkriptsiooni, eestikeelsed transkriptsiooni tööriistad, mis on olemas mingi Tartu Ülikooli poolt tehtud, need on pasad. Võib-olla täna on paremad, aga need ei ole head. Need lihtsalt ei olnud head. Tulin vigadega ja pidid ikkagi üle käima, kogu oma teksti üle käima lihtsalt. Sest et ta ei saanud hakkama sellega. Ja nüüd ma avastasin siin umbes 2 kuud tagasi Cloud AI enda jaoks. Ja umbes tund aega siis Cloudi kodeerimist,
selleks töötarbeks suutsin ma luua siis prompti ja Cloudile nii-öelda siis anda sisendi sellise, mis teeb nüüd selle sama töö ära mõne minutiga. Kujutad ette, milline aja kokkuhoid. Täiesti hämmastav. Täiesti hämmastav lihtsalt. YouTube'i pildid, mida ma panen video juurde, ma ei disaini neid enam ise. Ma annan lihtsalt sisendi, mida ma tahan, et seal oleks. Ja siis kas Cloud või ChatGPT või Midjourney platvorm või OpenArt keskkond, kus on palju AI tööriistu kunstinimestele, loob mulle selle pildi sekundite või minutitega. Hämmastav. Me rääkisime enne muusikast. Me saame luua muusikat, saad aru või? Me saame luua täna muusikat ilma, et me oleksime ise muusikud või muusika taustaga. Saad aru, mis võimalused tegelikult AI annab inimestele või? Me saame täna luua profifotosid endast. Ilma mul oleks fotograafi vaja. Ma saame luua täna lühifilme, lühiseriaale, ilma mul oleks näitlejaid vaja. Sest täna on olemas AI moodulid, mis näevad välja nagu päris inimesed juba. Ma ise tegelen ja õpin praegu seda, kuidas ennast kloonida. Ja kuidas ma olen loonud ühe tegelase Aaria Luume, üks naine, keda sa märkasid, kui sa kuulsid laulu, siis ka see artist on Aaria Luume. Aga ma loon talle eraldi Instagram kanalit. Praegu on see pausil olnud praegu. Aga ma plaanin sinna hakata sisu rohkem tootma. Ja ta on nagu päris inimene. Sa ei saa arugi, et teil on päris inimene. Ta on nii heaks läinud täna need promptid ja need tööriistid ja need võimalused selles AI maailmas. Ehk siis mõtlemisvõimalus on inimestele, kes näiteks ei oska mängida pilli. Aga neil on tohutu looming enda sees. Mina näiteks, ma ei oska üldse mängida pille. Aga mul on muusikaga väga tugev kontakt ja ma tunnetan muusikat hästi kuidagi sügavalt, teistmoodi, mitmetahuliselt. Nagu produtsendina, ma täiesti tunnen, ma võiks olla produtsent reaalselt. Aga mul ei ole huvi õppida ka, see õppekõverik on liiga suur. Nüüd on mul tööriist AI. Ma annan talle sisendeid, näpin ja tõmbelin ja editin ja töötan selle asju ümber ja ma saan luua muusikat ehk loomingut. Fantastiline võimalus, saad aru jah? Ma tahan seda öelda, et AI loob täna nii palju võimalusi ja automatiseeringuid, kus inimene ei pea tegema enam neid tühiseid asju, mida me varasemalt tegime. See on minu meelest fantastiline võimalus. See viib mind omakorda järgmise asja juurde, mida ma olen näinud. Rääkisime enne LinkedInist. Tänase teema järgmine punkt, on ju. Ära ole kade. Ma mõtlen seda ise endale. Seda on jube raske endale öelda. Ja väga raske seda mitte teha või tunda. Aga LinkedIn on selline koht, selline mõnus kogukond, pesakond, platvorm, kus on eneseupitamine nagu maksimaalselt, nagu maks lakka aetud. Seda on lihtsalt maksimum, kuradi läbi taeva ja läbi laena. Et selline eneseupitamine käib, et mõne mõttes hakkab isegi paha. Väärtust luuakse ka, loomulikult luuakse, aga platvorm tiirleb selle ümber, et kes mis tiitliga on, kes mida kus saavutas, kes millised numbrid koju tõi, kes kui palju pappi kokku ajas, kellel mis kogemus on mingis valdkonnas, mida keegi ehitanud, mida keegi teinud, mida keegi saavutanud, millised diplomid endale sai. Lõputu, tšükke. Oi, ma olen nii tubli, patsutage mulle õlale läbi laikide, et te näeksite, kui fucking kõva vend või naine ma olen. Veits hale on tegelikult LinkedIni taust. Aga arusaadav, see on käib asjaga kaasas. Kui selles kõrval vaadata, siis seal on koos tõesti inimesed, kes on edukad, kes on suured mõtlejad, positiivsed, tahavad elult enamat saada, inspireeritud, motiveeritud. Ehk see eelnev, mida ma ütlesin, halba, nii-öelda halba LinkedIni kohta. Ma ei öelnud, kui halva, lihtsalt ma kirjeldasin, mis platvorm see on minu arvates. Kas ta on halb või mitte, see on sinu enda otsus. Ka mina olen seal. See on teine mäng üldse. Aga seal ma olen avastanud täna väga palju viimase positusi jookseb sisse mul just välismaalastelt ja neid, kes Eestis elavad, kes on siin müünud oma ettevõtteid maha, mida on ehitanud AI-ga. Ja see on ka minu enda üks suur taustal olev soov, et luua ettevõtte, AI ettevõtte. Ja mul täna ei ole ideed sellele. No üks idee on, aga ma ei ole sellele veel nagu niimoodi samme tegema hakanud, sest et ei ole selge või mida ma päriselt tahan luua. Aga inimesed teevad exitit, ehk siis müüvad oma ettevõtteid maha ja müüvad neid päriselt nagu väga suurte summade eest. Ja see on pannud mõtlema mind, et issand, maailm on täna nii muutunud, et põhimõtteliselt tee AI-ga kodeeri üks äpp. See ei võta mitte mingit aega sul, on ju, natukene õppekõverik, aga põhimõtteliselt on see õpitav igale ühele, kes isegi tunne koodist, et täna sa ei peagi täna koodi tundma. Sa võid täna luua WordPressi kodulehekülje nullist, ilma sa tunneksid WordPressi koodi.
ai teeb sulle. Täitsa absurd, täiesti absurd täiesti absurd lihtsalt. Ja sama nende firmadega, luuakse äppe või mingeid platvormi, mingeid rakendusi või mingeid tarkvarasid. Ja siis see plahvatavad kliendid tulevad taha mingi teenustoode ja lõpuks müüakse maha ja tehakse lihtsalt rõvedalt pappi, mis on nii-öelda generatsiooniline raha. Ehk siis kui ma müün firma maha, ma ei tea, 100 miljoniga, siis ma ei pea ja tõenäoliselt ei pea ka minu järglased enam mitte kunagi siin planeetmaal töötama. Vähe mõned põlvkonnad. See ei ole mitte haige, kui mis võimalus meil tegelikult on. Aga selle kõige juures on minu taipamine, et ma jälle jõudsin, olles 35, ma olen seda varasemalt täielt siin podcastis rääkinud ka ja ma jõuan ikka jälle seda samasse kohta ja ma astun ikka jälle seda samasse ämbrisse. Nii kui Kris hakkab vaatama rohkem seda, mida teised teevad, kukub minu motivatsioon põhja, nagu kurat, ma ei tea kuhuna. Tekib sisse kadedus, tekib sisse ennast maha tegev kõneviis, negatiivsed mõtted, negatiivne suhtumis endasse ja endale piiravate lugude uskumuste rääkimine. Et ma ei ole piisav, mina ei saa hakkama, ma olen ikka täiesti mõttetu vend, pole mitte midagi elus saavutanud. Sest ma võrdlen ennast inimestega täiesti vale koha pealt, aga see on minu, see on siin, on ju, kõik ei võrdle niimoodi, mina võrdlen seda ennast selle koha pealt. Ja ma lihtsalt märkasin, et kõige selle juures on väga tore näha ja saada inspireeritud, kuidas inimesed tegelikult toimetavad ja elusi muudavad. Aga samal ajal on väga valus olnud seda vaadata, kus ise tegelikult maadled mingisuguses, ma ei tea, kas finantsides raskuses või pole äkki enam inspiratsiooni või motivatsiooni tegutseda või looming on kuidagi jäänud peatuma ajutiselt. Et hästi huvitav koht. Siis mida ma tahan ellu viia, ma enne rääkisin, ma olen kohas, kus mul on hästi palju ideid. Ma näen ise kõrvalt ennast, kuidas ma viimased, ütleme terve suvi. Ma otsin hästi hästi jõuliselt otsin, mõne mõttes kunstlikult, mõne mõttes nagu huviga ja väga AI suunas. Otsin neid viise, kuidas nagu luua sissetulekut, panna käed külge mingisse uude projekti, teha midagi teistsugust, mis mu endast ka nagu tekitab selle tunde, et jess, on nii põnev. Ja ei ole leidnud veel seda. Nokin vaikselt, see AI muusika on üks nendest kohtadest. Ja ma tunnen, ma olen mingisuguses protsessis ja ma arvan, see vanus 35, mis nüüd kukkus, on ka kindlasti selline koht, kus hakkab midagi toimuma ja muutuma. Nii nagu kõik väidetavalt räägivad, et järgmised 7 aastat või mis iganes tsükkel on siin, peaks olema siis nagu natuke teistsuguses võib-olla vaatuses. Ja olen nagu enda elu parimas vormis ja endaga võib-olla kõige mitte paremas kohas vaimselt või füüsiliselt olen kindlasti enda elu parimas vormis. Ületanud 81 kilo ja teen trenni regulaarselt ja olen hakanud nagu normaalselt natuke toituma ka ja vahepeal on siin ikkagi lappes olnud, aga muidu nagu on nagu okei olla endaga. Vahepeal on raske ka, aga tunnen, et mingi looming tahab välja pursata mu seest, mida ma ei ole veel õige suunana leidnud. Ja mul tekkis mõte ja kirjutasin mulle kommentaaridesse ka. Tekkis mõte, et ma tahaks, võib-olla ma muudan mingi isegi selle kanali nime ära. Vist peaks saama teha seda. Et võib-olla muudan selle kanali nime ära, aga võib-olla ei muuda ka. Aga ma tahan hakata looma siia kõrvale, lisaks Kriskale nendele podcastidele. Ma tahan hakata kõrvale looma külalistega selliseid nagu vloge või day in life või siis varjupäevad, töövarjupäevad. Ja see kontseptsioon umbes mu peas on nagu selline, et keegi kolmas käib mul kaameraga järgi. Me alustame filmimist kust iganes, kas minu kodunt või kuskilt juba, kus me kokku saame. Keegi filmib mind. Me läheme veedame ühe külalisega, kes on saates käinud või saates tulemas, veedame ühe päeva. Ja teeme erinevaid tegevusi, käime tal järgi, küsime asju, mida ta teeb, näitame, kuidas tema elab, mida ta mõtleb, mida ta sööb ja nii edasi. Näitame tema elu. Samal ajal vestlen temaga, eks ole natukene nagu muuseas. Näitan sulle enda elu ja siis selles versioonis sees on ka võib-olla siis mingisugune väike siuke, ma ei tea, 10-15 minuti, sorry, hakkan haigutama üksinda alati, et energiat vist muutuvad ja vahetuvad, aga et on siuke 10-15 minutiline podcasti sessioon ka siis selliste tõsisemal teemal, ehk siis nagu meelelahutus ja tõsisem asi koos. Ja ma kujutan, et see klipp võiks olla umbes siuke pool tundi kuni 50 minutit pikk kokku monteerituna. Ma filmingi rohkem päeva jooksul, aga ma teen nagu katte nii-öelda rohkem nagu vlog. Päeval nagu vlogi stiilis. Et see on üks mõte. Ja teine mõte, mis mul tekkis juurde, et ma rääkisin AI-st just sulle ja ma olen siin nüüd katsetanud nii mõndagi viisi, kuidas nagu raha luua internetis. Üks neist on nagu podcasti tegemine, YouTube on ju loomulikult.
ma leidsin veel viise, näiteks ma leidsin viisi, kuidas sihuke asi nagu clipping, pole üldse uus teema, aga põhimõtteliselt võtad, on olemas platvormidena, kus on siis teatud brändid või ettevõtted pannud üles nii-öelda turundusliku budget'i summa, näiteks 100 000, mida nad välja maksavad inimestele, kes tahavad osa võtta sellest projektist. Ja siis sinu töö on see, et sulle antakse ette materjal, näiteks kujuta, oled nüüd toon näite sulle. Mina annan sulle selle video, mida sa praegu vaatad ja ütlen, et sulle, et nii, tooda mulle nendel kriteeriumitel, nendes pikkuses selliste asjadega reelse sellest täispikast formaadist, vertikaal asendisena ja postita oma kanalitesse või loo selleks eraldi kanaleid YouTube'i, Facebooki, kui iganes sa tahad postitada. Ja ma maksan sulle iga 1000 vaatamise pealt maksan sulle 2 eurot näiteks või 50 senti või euro. Ja see tähendab seda, et väga paljud sellised diilid on seal sellised, et kui sa teed 1 000 000 vaatamist ja inglise keeles rahvusvaheliselt ei ole 1 000 000 mitte mingi number, siis sa saad $1000 makstakse sulle välja selle eest, et sa lihtsalt tegid klippe paar tundi ja neid postitasid. Ja see on nagu hämmastav võimalus. See on hämmastav võimalus, mida katsetada. Ma ei ole veel ühtegi teinud, aga ma mõtlen, ma katsetan seda. Sellepärast, et ma ise loon ju enda podcast'ist reelse. Ja nii mõnigi Facebookis, kui sa vaatad Facebooki just, TikTokis on ka mõnikord, aga Facebookis rohkem, nii mõnigi klipp, või tegelikult väga palju klipid jõuavad seal 10-20 000 vahemikku, aga nii mõnigi jõuab sinna 50+ 000 kuni 100 000 vaatamist. See on reaalne raha juba tegelikult. Ja kui ma teen seda eesti keeles, siis äkki ma oskan seda teha inglise keeles ka. Et see on see mõte, on ju, siuke mõte tekkis. Ja teine asi, mida ma katsetasin ja töötab, vara öelda, et töötab, ma olen seda võib-olla 10 korda praegu proovinud, eks ole, ma jätkan seda katsetamist, on AI kauplemine. Et on olemas platvormid, kus siis saab investeerida niimoodi, et sul on kauplejad ees. Ma panen lingi alla, kui tahad vaadata, sa ei pea seda tegema, kui sa ei soovi, aga mina katsetan seda praegu. On platvormid, kus sa saad siis palju raha ja põhimõtteliselt ühe klikiga kopeerida kellegi siis tehingut turul, mida ta teeb. Ja kujutad ette praegu 10 tehingut on kasumis, positiivsed, on toonud mulle raha. Ja ma ei ole ise mitte midagi teinud. Jah, mul on väike taust krüpto ja valuuta kauplemisturult kunagi aastat tagused, kus ma ise neid graafikuid jälgisin ka ja ma võib-olla saan natukene rohkem aru kui täiesti võhik inimene, aga ega ma tegelikult väga midagi suurt sealt ei mäleta, graafikud ma niimoodi ei vaata. Sa näed ära sellest, et sa näitab ära, mis platvormil on keegi, mis kasutaja on, millise võiduprotsendiga on ja nii edasi ja palju teil jälgijaid on üldse. Ja siis sa saad selle pealt teha otsuseid. Väga huvitav võimalus. Ja neid võimalusi on veel. Neid võimalusi ma otsin praegu juurde, kuidas saada ja luua veel raha. Sest et kui minul on olnud uskumus ja ma arvan, et nii palju teie seas ka võib olla see uskumus sees, et maailmas on raha otsas ja piiratud koguses ja ma ei tea, mis iganes veel, aga siis reaalsus on täna tegelikult see, et raha vedeleb igal pool. Inimesed rikastuvad lihtsalt iga jumala päev täiesti mingite nonsense asjadega. Ja see on nagu rets. Nii, ja kui sa tunned, et sa tahad katsetada, siis tegelikult on internet sinu avaruse täis, lihtsalt otsi ja leiad. Ehk siis ma tahan hakata näitama sul lisaks selle vlogidele, nagu ma ütlesin, see vestluse külalistega päeva veetmine, ma tahaks hakata näitama enda mingeid äkki tõesti neid raha asju, mida katsetan või enda elu nagu mingeid hetki sulle nagu vlog stiilis Kris Kala kanali alt. Natuke teistsuguses meelelahutuslikumas võtmes. Ma võtan siin endaga vahepeal kohtumistele kaasa filmin, eks ole, või kodus, kui ma siin toimetan, teen tööd, räägin, mida ma teen, näitan, mida ma teen siin, õpetan siin, näitan hästi avalikult ja õpetan ka, kuidas midagi ma teen. Kui see huvi pakub sulle, siis kirjuta mulle ja kui sul mingi muu mõte on, mis sind kõnetab, mis võiks olla veel selle kanali juurde lisaks podcastile, siis pane kommentaaridesse mulle ja ma hea meelega kaalun neid. See on mega maitsev. Mine osta, proovi. Nii, aga ja tuleme nüüd siis jõuda ka nende taipamist juurde. Mul on 3 sükest taipamist ka, mis ma olen selle suve saanud. Ma alustaks esimesest alustaks Margest, kes käis alles hiljuti saates. Margega tegime seal siis shifti, eks ole, sessiooni ajal, mida me
saates näidanud. Aga tegime shifti ja kui sa küsid, et saate alguses rääkisin sellest, et elu on muutunud ja unistatud elu saab endale luua, et kas ma olen selle loonud. Nii ja naa, nagu ma ütlesin. Et mis see marge shift tegi minuga? Sorry, see lihtsalt juhtub, ma ei saa siin midagi teha. Aga see marge shift tegi minuga. Tead ei tea, on austustus, ei tea, et midagi on endiselt teistmoodi. Vahepeal toimus väga suur kukkumine. Saan ka aru sellest, et marge teooria aluselt siis see ego, mitte ego surm, aga selle reaalsuse Kris või siis selle reaalsuse versioon minust ei taha ära surra ja hoiab kinni seda muutust. Samal ajal ma tunnen, et mingid shiftid on käinud ja ma näen ennast natuke teises valguses ja on hakanud ka asjad liikuma. Mul on siin tulnud üks uus koostöö podcastiga, ma alustan, kusjuures rääkisin podcastist ja sellest, et ma aitan teistel alustada podcastiga, siis ma nüüd olen löömas lukku koostööd ühe saate külalisega, kes alles hiljuti käis ilumaailmast. Ma annan sulle nii palju vihja veel anda sulle. Ja tema kõrval on siis teine üks välismaalane UK-st, üks arst. Nende kahekesti hakkavad tegema podcasti inglise keeles ja ma aitan neist ehitada. Et see on minu jaoks väga suur nagu diil ja võimalus ja ma olen siiralt tänulik. Neile mõlemale mulle võimaluse annavad. Et panna ennast proovile. Kuidas on ehitada ingliskeelset kanalit ja teha seda rahvusvaheliselt ja võib-olla 2 podcasti saatejuhiga ja erinevates formaatides, nii koha peal kui ka läbi veebi, kui läbi Zoomi, läbi iganes vidinate, et see kvaliteet ja tulemus oleks nagu hea. Nii et on hakanud nagu elus mingid asjad muutuma, aga on olnud ka selliseid, ütleme päris ebameeldivaid perioode ja ütleme august üldse praegu. Suvi ongi vaiksem, ma olen see mõttes pean nagu ausale magad, suvi ongi vaiksem ja ma praegu näiteks näen, et ma ei tea tegelikult, millal mul järgmine külaline tuleb augustikuus. Väga võimalik, et terve august olen ma soolo episoode tegemas. Mul on üksikud mõtte, mida tahan sulle veel jagada erinevate teemade kohta. Septembris on paar saadet tulemas, need on juba lukus. Aga suvi on vaiksem ja mul ei ole õnnestunud leida külalisi. Ja kui ma ütlen, mul ei ole õnnestunud leida külalisi, seda, et ma ei ole õnnestunud inimest nõusse saada, kes tahaks investeerida podcasti tulemisega. Ja kui sa siin juba oled ja mõtled selle peale, me oleme sellest enne ka rääkinud, mõtled selle peale, et no pole ime, kui sa raha küsid, keegi ei tule, aga mul ju viimased 3,5 aastat inimesed käivad, kõik maksavad. Lihtsalt praegu on olnud vaikus ja see ei tähenda, et keegi lõpuks ei tule. Ja miks ma raha küsin ikkagi, ma olen jõudnud tagasi sellesse kohta, et see väärtus, mida nad sealt saavad, on täiesti fenomenaalne. Et ma olen ikkagi ehitanud päris suure platvormi tänu sinule ja tänu endale meie omavahelise koostööle ja nad saavad siit päris palju kasutegurid endale, turunduslikke kui ka brändingu mõttes ja eneseteostuse mõttes ka. Et ma täna ei kujuta ka ette, et ma teen tasuta seda. See lihtsalt ei ole võimalik. See on lihtsalt liiga palju tööd läheb sisse sinna. Ja ma olen ehitanud midagi liiga suurt, et see tasuta anda. Ja see, kes sellest aru ei saa, see ei mõista lihtsalt seda, mis see siin väärtusloomine. Et ja praegu lihtsalt ei ole leidnud inimesi, kes tahaks tulla. Et ma ei ole kivist, ma olen valmis inimestega kauplema, aga tasuta ma ei saa lesta. Isegi kui mul on väga kihvt külaline, aga ma tegelikult tahaksin nagu saada. Ma ei tea, toon näite, et tahaks vestelda võib-olla, ma ei tea, suva näide, rahakratt näiteks, tahaks vestelda rahakratiga. Siis me ei võta teda tasuta saatesse. Sest mina väärtustan ka ennast täna. Ja ma ei ole seda meelt, et inimesed peavad tulema podcastidesse tasuta, mitte millegi eest, sest nemad saavad ainult see kasu. Mina, jah, saate vaatamiste numbrid võivad tõusta ja uued jälgijad tulevad ka. Ja reklaamiraha täna saadete vaatamiste pealt ei ole väga suur summa. Võib olla 20–50 eurot per episood, mida YouTube mulle maksab. Seda ma ei oska ette ennustada. Nii et see ei ole väga suur raha. Aga võib-olla mingi, et ma teen neid diile, kus ma võtan inimesed tasuta ja ei küsi midagi, sest ma tahan temaga väga vestelda. Aga täna mitte. Ja see on minu valik. Nii et siis tead, et kui külalisi ei ole, siis järelikult Kris ei ole suutnud müüki teha. Põhimõtteliselt nii on. Et ma olen ikkagi väike ettevõtja ja püüan seda podcasti jooksutada natuke teistsuguses suunas. Ja on nii nagu on. On madalad perioode, on parem perioode. Nüüd tulles teise selle muudatuse juurde või taipamise juurde. Urmas Sarapuudel on palju maininud siin. Tema saade selle aasta alguses välja panime on vist 500 korda kuulatud vist äkki vaadatud. Selle aasta kõige kuulatum saade ka. Siiamaani praegu veel ja ilmselt vist jääb ka, ma arvan.
tema aitasin ka podcast'i teha ja ma olen temaga nagu suhtlema jäänud ja see, mida ta teeb. Ma ütlen, Urmas on esimene inimene, kes ei ole kuulanud. Mine kuula palun seda saadet Urmasega. Mine vaata Urmase YouTube enda kanalit. Kuula tema lühemaid episoode, mida me oleme teinud. Mida me oleme teinud, ma ütlen seepärast, et ma olen taustal seal. Tema on kaameras, mind ei ole näha, aga mind on kuulda mõnikord küsimustega. Mine kuula ja saad aru, mida Urmas teeb. Urmas on esimene inimene, kuulud ette, 8 aasta jooksul, ma neid podcast'e on teinud ja 400 pluss episoodi jooksul ja 350 külalise vestluse juures Urmas on esimene inimene, kes on suutnud mulle lahti seletada, mida tähendab kehatöö iseendaga. Kuidas see kehatöö käib? Kuidas vabastada keha sellest pingest, sellest ärevusest, sellest emotsioonist, sellest tundest, mis üles tuleb, mis meid trigerdab. Ja see on nii huvitav, sest et me käime inimestena pidevalt oma pingeid maandamas, kes käib reisidel, kes vahib Netflixi, kes mängib videomänge, mina näiteks mõnikord, kes vahib pornot, kes seksib, kes teeb narkootikume, kes paneb pidu, kes joob, kes teeb suitsu, kes sööb, kes näljutab, kes käib retriitidel, kes loeb raamatuid, kes käib päikest võtmas, kes käib massaažis, kes käib jõusaalis, kes käib spaas, mis iganes. Me tegeleme väga tihti selliste hetkedel enda pingete maandamisega oma kehas. Pingete maandamise oma kehas. Pinged tekivad meie sisse erinevatest kogemustest ja situatsioonidest elus. Ka info võib-olla pinget tekitab. Kui ta on konflikti sattunud sinu enda sisemaailmaga, minu arvamus vähemalt. Ja probleem on selles, et me võime selle pinge ajutiselt ära võtta sealt. Aga tunne, mis seda pinget esialgu üldse algselt lõi, jääb ju alles. Tundega me ei tegele. Selle emotsiooniga. Ja Urmas tegi selle mulle selgeks kõige paremini. Ja ma täna saan aru sellest tehnikast, kuidas nende pingete vabastamine ja ka tunnete ja emotsioonide lõpuni tundmine ja vabastamine käib. Jah, ma ei ole käpas, ma käin Urmase juures ise seda kogemas. Niimoodi 6 korra, aga sellest on väga palju abi olnud. Just minule kui ratsionaalselt ja mõistus inimesele näha seda, vau, see käib niimoodi. Okei, väga põnev. Ja siis teine pool sellest, kuidas ise teha. Ja see on huvitav. See on nagu väga huvitav. Nii et, mis ma tahan öelda on see, et ma käisin viimase nüüd paar nädalat tagasi Urmase juures jälle sessioonil ja terve sessiooni vältel mitte midagi ei tunne. Urmas vestleb minuga, mul on silmad kinni seal, olin ka pikali vahepeal, ta pani mulle käed peale kuskil hoidis seal, toetas ja aitas rahustada ja muusika käib taustal ja kujuta ette, mitte midagi mul ei toimu. Mul ei ole mingeid visuaale ees, silmade ees, mul ei ole mitte mingeid tundeid, emotsioonid üles ei tule mingid teemadega nagu täiesti nagu kivi nagu plankliselt tuim. Täiesti nagu hetkes neutraalne. Urmas hullult ise haigutab. Haigutamine tähendab seda, et energiat liiguvad ja midagi vabastab enne kehast. Mingid protsessid käivad. Tavaliselt haigutan mina ka, nagu siin podcastis ka oled näinud. Aga seal sessioonil ei haigutanud. Ja Urmas hullult haigutab. Ja siis mingi hetk ütlen talle, et saad aru, Urmas, ma ei suuda keskenduda enam nagu tunde otsimisele või tunde märkamisele, sest mul on, nii kui panen silmad kinni, mul on nagu silme ees, vaata kujut ette värvi nagu pott. Ja kui sa seda värvipotti segad, tekib siuke nagu swirl või keeris, paks, siuke värvikeeris. Ja mul on silme ees käib siuke nagu 8, nagu värvi nagu keerised niimoodi silme ees vastikult niimoodi nagu värvi mingid vedelikud. Ja siis lisaks sellele käib nagu siuke strobo, siuke sähvatused nagu siia silmadesse ja niimoodi intensiivsed, et mul iga korraga paneb nagu silmad tõmblema. Nii häiriv lihtsalt. Ja siis Urmas ütles mulle keskendu sellele tundele, mis siin on. Ja mul tekkis pinge nagu selle aja peale siia silmamunadesse ja laupa. Tekkis nagu pinge, siuke nagu, oligi siuke valu, aga pinge vastike, tunnen mingi surve on siin. Ja panen silmad kinni ja keskendun selle tundele ja saad aru, mul tahan teha silmad lahti, sest mul on nii ebameeldiv. See sähvatused on nii retsid silma ette, mul silmad tõmblevad kogu aeg. Vaata, kui sa hakkad magama jääma, siis tekib see REM-une staadium, kus silmad hakkavad tõmblema. Ja Urmas kõrvalt näeb, ütleb, mul on ebareaalne mees, kuidas su silmad tõmblevad. Ja silmad lihtsalt täiega niimoodi tõmblevad, täiega lihtsalt tõmblevad. Ja null emotsiooni, mitte mingid pilte, mingid visuaale, mitte midagi pole, näen ainult seda strobo valgussähvatust ja silmade tõmblemist ja lambist hakkavad sellest ebameeldivusest pisarad lihtsalt jooksma. Nutan lihtsalt, aga ei ole emotsiooni, lihtsalt pisarad jooksevad, silmad tõmblevad, pinge on silmades ja käib see strobo siin silme ees.
see kestis umbes 5 minutit ja siis täiesti lambist lihtsalt kõik. Null silma tõmblus, pisarad ei pool enam, pinge kadus ära ja lihtsalt olen. Väga huvitav kogemus, et väga soovitan sul endaga tegeleda sellise viisil ka, et ikkagi lisaks mõistusele ja analüüsimisele ja enesevaatlusele ja filosofeerimisele minna ja tegeleda nende emotsiooni ja tunnetega, mis su sees on, sest ega need ei kao ära, tulevad tagasi. Kui sa pingi vabastad, siis need tulevad tagasi, kui sa juurpõhjusega ei tegele. Ja Urmas on üks nendest, kes tegeleb sellega. Nii et kui sul on huvi, siis mine kirjutan talle. Ma arvan, et ta on hea meelega valmis aitama. Ja kui lähed, siis ütle, et mina saatsin. Et siis on talle ka tore teada, kust inimesed tulevad. Ja viimane taipamine, mida ma tahaks jagada sinuga selles käesolevas episoodis on see, ma käisin oma väga hea sõbra pulmas. Imeline pulm. Meil on õnnestunud kuidagi nii läinud, et meil on mõlemal suvel, sellel suvel ja eelmisel suvel siis on pulmad olnud. Ja me käisime sõbra pulmas, see oli mõisas, hästi uhke ja ilus koht. Polnud seal ise varem käinud enne. Rahvast oli nagu vähe, hästi eksklusiivne selle mõttes, et oli kutsutud umbes 60 inimest, kõik nagu lähedased ja tõesti ainult lähedased ja mulle just meeldis sõber rõhutas ka, et nad võtsid just need külalised pulma, keda nad mõlemad siis nagu mehe naisena tunnevad. Ja mõlemad, kui on paari, siis mõlemad paari tunnevad ka paarilist nii-öelda. Et ei tahtnud tekitada olukorda, kus tuleb üks sõber, kellel on naine, kellega näiteks naine pole kunagi kohtunud näiteks minu sõbra naisega või vastupidi. Et siis inimesed teadsid üksteist läbi lõhki ja seltskond, kes sa koos olid, nad tegelikult üksteist ikkagi teadsid väga palju ka, väga paljud omavahel juba teadsid. Väga palju tuntud nägu oli seal, ka mulle siin, ma ei hakka nimetama nimesid, aga nii mõnigi, kellega ma olen ka siin podcastis salvestanud saateid ja kellega olen ka suhtlema jäänud, oli seal pulmas ilusti kohal, et oli tore näha tuttavaid nägusid. Pulm hästi ilus, hästi armas tseremoonia õues päikse käes, hästi ilus soe kuum ilm oli. Ja no kõik oli nagu ilus, et sain täiega nutta. Sain nutta täiega koos oma naisega ja praegu ka simad tahavad märjaks minna, ma mõtlen selle peale, et see oli tegelikult jumal ilus. Ja miks see ilus oli see, et see pani mind seal mõtlema ikkagi selle peale ka, et ma tahaks ka abielluda enda naisega. Ja ma pole teinud seda sellepärast, et raha ei ole. Selliseid summasid. Ma tahan ka suurt, selles mõttes suurt, et ma tahan pakkuda oma naisele seda elu ja seda pulma, kui rääkida pulmadest, millest ta tegelikult unistab. Ja mulle teeb haiget see, kui ma ei suuda pakkuda seda finantsiliselt. Ei oma lapsele ega naisele, mida nemad tegelikult soovivad. Ja ise ka, kui ma ei saa kogeda seda elu, mida ma tegelikult elada tahan, täna veel, siis see teeb lõpuks haiget tegelikult finantsiliselt, sest et elu on kogemiseks, milleks siis veel, et asjad ju on kogemiseks, tahad ikka näha midagi teha. Kuigi need soovid on ajas nagu muutunud ja võib-olla vähemaks liikunud ka, aga ma tunnen jah, et see pulm inspireeris ja tegi natuke haiget kohati, siis ma sain aru, et ma ei ole veel täna ise seal kohas finantsiliselt, kus sellist asja üldse nagu lubada endale, sellist pulma, sellist kulutust. Aga pulm oli ilus, väga palju päeva nähtud. Nende armastus oli näha omavahel ja hästi ilus. Aga mida ma taipasin oma elukaaslasega koos olles seal pulmas? Oli siuke huvitav hetk. Olime seal juba söönud palju ja terve selle õhtu jooksul, siis me tulime lõpuks öösel ikkagi ära. Hästi, jah, südaöösel, mitte südaöösel, aga peale südaööl, vara hommikul tulime ära pimedas autoga maale koju ikkagi. Aga me ei suhelnud kellega eriti see pulmas. Peale pulmapaari on ja võib-olla mõne inimesega veel, kellega lauas olime siis. Mul ei olnud nagu tahtmist inimestega vestelda. Ja me istusime seal naisega siis koos lauas ja olime kahekesti ja arutasime, vaatlesime ja ta on ka siuke hästi nagu analüüsib ja nagu vaatlev. Või vaatlev. Ja saime aru ühest asjast. Üks pool on see, et me oleme inimestena muutunud kurvemaks, kui me tavaliselt oleme olnud. Viimaste aastatega olen mina isiklikult ja mu naine ka ikkagi tänu sellele, et ei ole nagu nii lihtne olnud alati. Just finants on see pool, mis tihti mõjutab meid. Ei ole lihtne olnud nagu elus püsida või toimida. Ja enda sees pahuks siis tegelemata tunded, emotsioonid ka lõpuks tulevad nii kõvasti ülesse, et see lihtsalt teeb haiget ja paneb mõtlema, et kas elu üldse kunagi muutub. Ja siis midagi muutub ja jälle samas midagi jälle ei muutu. Ja saime aru, me oleme kurvemaks muutunud, kui vanasti olime.
aga teisalt me oleme mõlemad tõsised inimesed, selles mõttes tõsised, et mitte nagu niimoodi, vaid olemegi tõsisemad ja ei meeldi nagu väga selline peale surutud sotsiaalsus. Ja ma ei mõtle seda üldse kuidagi nagu oma sõbra suunas, kelle pulm see oli, mitte tema nüüd süüdi, et tema nüüd surus midagi peale, vaid lihtsalt pulmas olidki mingid seltskonna mängud, eks ole, mis on väga okeid, mida ikka tehakse, aga meil ei olnud huvi osaleda ja vähe mitte sellisel viisil. Ja see märkas meie kõrvalt, et me oleme natuke nagu teistmoodi ja kiirgame välja ka seda vaata, et ärge meiega vestelge, mis on jumala okei, mul ei ole kahju nagu see, et keegi suheb minuga, ma olen nii kurb. Meil ei olnud nagu kurb see pulmas olla. Pulmas ei olnud kurbust. Vastupidi, rõõm ja siuke inspiratsioon ja siiras rõõm ja armastus selle vastu meid kutsuti ja Punavar midagi nii ilusat kogeb meie silme ees ja me saime sellest osa olla, see oli tõesti nagu väga ilus. Eluks jääks meelde, ma arvan see mulle. Ja nii inspiratsiooniks ma enda pulmaks ka. Aga lihtsalt nägin kõrvalt seda, kuidas me oleme lihtsalt tõsisemad ja kuremad. Ja siis ma mõtlesin, kas see on nagu halb või? Ei ole. Ma arvan, et see ei ole halb. Mulle meeldib see, ma olen selline filosofeeriv ja eksistentsiaalsem ja mõtlikum ja sügavapoolsem inimene ja see on jumala fine. Et ma tahan, et sina ka mõistaksid, et endaga tuleb rahu teha. Et kui sa oled selline, nagu sa oled, siis tuleb endaga rahu teha. Kui sulle ei meeldi, milline sa oled, siis tuleb seda muuta. Ja see on huvitav, mind kutsuti ka poissmeeste õhtule. Ma ei läinud. See oli 3-päevane matk meestega koos. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud huvi siukest nagu vennastumist läbi nagu teha. Et kõik mingid retriidid, mis on mingid meeste ringid, mingid asjad, grupi mingid seansid. Isegi mul tuleb meelde taiboksi ajal kunagi. Taiboksi ajal grupitrennid. Käsipalli ajal tegelikult ka natukene oli seda tunda. Nagu rühmatrennid koos trennid mulle lihtsalt ei meeldi. Ei meeldi nagu sunniviisiliselt panna ennast olukorda, kus ma tegelikult tunnen võib-olla, et ma tahaks ära minna või et ma ei saa olla päris mina lõpuni võib-olla, või et ei oleks saanud olla, aga ma ütlen, et mul on need mõtted peas on, et ja ma ei läinud sinna poissmeeste õhtule ja tundsin natuke halvasti ka pärast sõbra ees. Midagi talle pulmas ma seda ütlesin ka, et ei võtaks isiklikult seda, et see ei ole kuidagi isiklik, ma tegelikult oleks tahtnud väga osa sellest saada, mida nad poissmeeste õhtul tegid ja temaga koos aega veeta, aga mitte sellisel viisil. Ja see oli jälle minu jaoks nagu taipamine, et fuck, see on mina. See on jumala okei. Sest mul ei ole mingit kurbust ega mingit negatiivset mõtet sees, et issa ma ei läinud, vaid see otsus oli väga lihtne. Kui kutsuti, ma ütlesin kohe, et ma tänan kutse eest, aga ma ütlen ei, see ei ole mulle, see ei ole mina. Ja siis ma süvenesin veel korraks ka kondikavasse, mul paluti, et vaata igaks peale, et äkki mõtlen ümber. Ma võtsin see sammu ja vaatasin kondikavasse, tõesti kondikava oli täiesti teistsugune, mida tavaliselt poissmeeste peal tehakse, mingid laberdamistega joomist. Aga ikkagi, mul ei ole seda huvi nagu sotsiaalsuse vastu sellise viisil. Ma olen viimase ajal veetnud ka päris palju aega oma sõbra Toomasega ja tema kelle vestlenud ja ma olen nagu ülitänulik, et ta minuga jagab ja minuga viitsib suhelda, minust ka siuke 10 aastat vanem. Loodan, et ta mingi hetk jõuab see podcasti ka. Ja on valmis enda teekonda nagu jagama ja minuga rääkima, sest meil on hästi sarnane nagu teekond ja me väärtused kattuvad päris suuresti. Ja sõbraga Toomasega nagu suheldes ma olen aru saanud sellest, et mida vanemaks ma saan, seda vähem ma tahan inimestega kokku puutuda. Ja see on hästi huvitav koht. Hästi huvitav koht, kus olla. Ja see on juhtunud kuidagi nagu loomulikult. Aga kindlasti on ka elu mõjutanud, et ma arvan, kui ma oleksin ka rõõmsam ja võib-olla finantsiliselt nagu turvalisemas kohas, siis võib-olla seda rõõmu ja elurõõmu olekski rohkem. Kuna seda on nagu raske olnud, siis see kindlasti mõjutab, et aga osa sellest on ka minu olemus selline, nagu ma olen tõsisem. Ilma naljata ütlen siin sulle ka, et ma arvan, et minust saab veel siin elus filosoof. Ja ma hakkan seda reaalsust elu lahti rääkima läbi filosoofia. Ma arvan, et selline ma lihtsalt olen. Vot, sellised on minu mõtted. Ma ei hoia aega rohkem kokku. Ei tea, mis sellest episoodist arvad ja tegelikult ei ole üldse oluline. Loodan, et sul meeldis see. Kui meeldin, siis sa võid seda mulle ka jagada. Vist tundsin, et need on teema, millest tahaks rääkida. Ja kui tahad toetada podcasti, siis on see sinu võimalus nüüd ja praegu. Aga see ei ole su kohustus. Ma tänan sind, et sa olemas oled. Kohtume sinuga järgmises podcastis, kui mitte varem. Tšau, tšau.